Võiks ju küsida, et miks sellisel talvisel ajal rääkida robotniidukitest, aga ma leian 2 põhjust. Esiteks on lähenemas jõulud, mis tähendab seda, et niisuguse suurema pundiga kinkides on see täiesti mõeldav jõulukink mõnele pereliikmele. Teistpidi võttes jällegi on hea varakult hakata mõtlema oma niitmismurede peale, sellepärast et võib-olla kevadel on juba liiga hilja. No Aiatähe tootevalikus on selline huvitav robotniiduki kaubamärk nagu Sveaverken. Mina kuulen sellest esimest korda, räägin mõne sõnaga sellest kaubamärgist. Sveaverken on Rootsi bränd, mis on siis Eesti turule tulnud, et pakkuda robotniiduki turul miskit uut. Ja sellest uuest me räägimegi, ma saan aru, et üks nende mudel on väga uudne ja väga äriline. Tegemist on siis Sveaverken robotniidukiga, mis on pliksmudel. Antud robotniiduk kasutab siis niitmisel 3D lidarit, mis annab siis robotniidukile 360 kraadi ulatuses ülitäpse niidu tulemuse. Lisaks on ta ka veel RGB Vision värvikaamera koos V-SLAM võimekusega. Kas läbi telefoni saab seda süsteemi kasutada ka nii-öelda väikse turvakaamerana? Jaa, et läbi RGB Vision kaamera näeb väga kenasti 360 kraadi ulatuses, mis parasjagu teie kinnistul toimub. Räägime selle roboti käivitamisest. Ma saan aru, et see lidar, see kaamera, see kõik viitab juba sellele, et sellel robotil ei ole vaja mingisuguseid traate muru sisse panna. Robotniiduk on piirdetraadivaba. Ta ei vaja liikumiseks ei majakaid ega miskit muud, et kõik, mis on robotil juba küljes olemas. Ma saan aru, et see oskus ümbrust näha võimaldab tekitada väga palju erinevaid tsoone, kus ja kuidas niita. Jah, tõepoolest 3D lidar annab võimekuse luua määramata hulk niidutsoone. Niidutsoonides erinevad sõidukiirused, lõikekiirused, terakiirused, et seda kõike on võimalik määratleda. Kui ma tahan oma muru niita selliselt, et ühel pool maja on näiteks kõrgem muru ja teisel pool maja madalam selline golfimuru, kas selline asi on selle masinaga võimalik või ma pean siis kogu aeg midagi ümber seadistama? Ei, see kõik pannakse äpis ühe korraga paika. Robotniidukile saab luua erinevad niidutsoonid ja niidutsoonidesse me siis määrame erinevad niidukõrgused, võime määratleda ka sõidukiiruse, terakiiruse, seda kõike siis vastavalt oma soovile. Üks asi, mille vastu ikka huvi tuntakse robotniiduki soetamisel on see, et kui hästi ta keerulise maastikuga hakkama saab. Väga hästi saab hakkama. Rattad on tal kummiprofiiliga. Lisaks on võimalik paigaldada ka rattapiigid, mis parandavad siis läbitavust. Tal ei ole probleem liikuda ka ühelt muru pinnalt teisele ja seda kõike mööda tänavakivi või siis asfaldit. Kui palju tema pindala on, see on ju erinevate mudelite puhul alati argumendiks, et osad suudavad katta suurema ala, teised väiksema ala? Meil on erinevad mudelid. Täna me räägime mudelist, mis niidab kuni 4000 ruutu. See 4000 ruutu suudab robotniiduk niita kuni 24 tunniga. Seda siis selleks, et robotniiduki saab niitma panna sümmeetriliselt. Sümmeetriline ehk järjestikune niitmine tagab selle, et robotniiduk suudab võimalikult väikse ajaga teostada võimalikult suure niidupinne. Kuidas sellise robotniiduki seadistamine käib? Kui vanasti pidi kutsuma mingisuguse firma, kes paneb traadi maasse, siis kuidas täna käib? Kuna juba mainisin, et piirdetraati antud robotniiduk ei vaja, tehnikut otseselt vaja ei lähe, meie soovitaksimegi sellegi poolest spetsialisti paigaldust, et asi töötaks korrektselt. No tegelikkuses on Sveaverkeni robotniidukite mudeleid valikus mitu ja ma siinkohal mainiksin ära ka selle, et aasta lõpuni on Aiatähes nendele hea soodne pakkumus, nii et ma arvan, et siin enne jõule oleks tõesti võib-olla mõistlik robotniiduki ostu kaaluda.